Paneme korraks silmad kinni ja kujutame ette, et kuskil maa all 500 meetri sügavusel on üks suur energiasalv, mis salvestab taastav energiat siis, kui tuul ei liiguta generaatori labasid või päike ei paista. Just nimelt sellist Paldiski lahe vee jõul töötavad nii-öelda akut tahetaksegi siia Paldiski pankrannikule rajada. Riigi toob teieni Alexela. Kui me nüüd räägime sellest energiasalvest, siis millega tegemist on? Aku. Sama aku, millega sa hommikul autot käivitad siis, kui kodust sõitma lähed, tööle lähed. Samamoodi on energiasalve puhul tegemist akuga. Aku annab elektrit siis, kui seda kõige rohkem vaja on, siis, kui tuult ei ole või päike ei paista. Siitami sõnul on just vesisalvesti maailma kõige efektiivsem energia salvestamise ja laiali jagamise lahendus. Salvesti ehitamine võtab aega ligikaudu 7 aastat. Siia Paldiski lahte, siia, kus me asume, siia tuleb väike tehissaar, kus siis toimub vee sissevõtt ja ühtlasi ka siis merre tagasi laskmine läbi siis saarele ehitava veevõturajatise. Ja siin 600 meetri sügavusel saabki olema üks suur reservuaar, kuhu siis pumbatakse vett läbi turbiini ja vesi võetakse 2,5 kilomeetri kauguselt Paldiski lahest. Kui on vool toodetud ja vett enam ei ole vaja ladustada, siis vesi läheb täpselt sama teed pidi tagasi merre ja selleks, et see šaht siia saaks tekkida, maapõues tuuakse välja 15 miljonit tonni korralikku killustikku, mida omakorda kasutatakse väga kvaliteetsete teede ehituses. 12-tunnise tsükliga, salvestustsükliga annab siis Paldiski energiasalve elektri suuremas mahus, kui on kodumajapidamiste elektritarbimine. Aga meil on vaja palju rohkem, isegi palju rohkem, kui Paldiski vesisalvesti suudab pakkuda. Kinnisvaraettevõtja ja investor Jaak Roosaare hoiab end energiasektoriga pidevalt kursis ja veab Paldiski energiasalve väga heaks mõtteks. Selle energiasalve peamine mõte ja nii-öelda võti ongi see, et see aitab vältida selliseid kõrgeid hinnašokke. Et kuna elektri hind on sul teada 24 tundi ette, et siis saab selle ette planeerida ja siis kui elekter on odav, kui tuult on palju, siis lükkame selle pumpla nii-öelda täis ja siis kui päeval on tarbimine suur ja tuult ei puhu, siis saab sealt seda elektrit kasutada, nii et minu meelest super hea mõte. Tegelikult me tahakski ju loobuda Vene gaasist ja Vene naftast ja saada ise hakkama oma asjadega, et siis meil ongi valikus ju päike, tuul, põlevkivi, et põlevkivi hind on järjest kallimaks läinud ja see annab nii suur osa reostusest. Nii et minu nägemuses meil võiks olla tuult 3-4 korda rohkem, kui me ära jõuame tarbida ja siis see varu läheb nendesse salvestusseadmetesse ja siis me saaks elektrit eksportida. Paldiski energiasalve rajamise maksumus on hinnanguliselt üle €500 miljardi, kuid arvestades projekti kogupikkust pole see Roosaare sõnul väga kallis ettevõtmine. Ma arvan, et selle raha kokkuleidmine pole kuigi raske praegu, sest kõik teame, et see on ju tuleviku investeering ja eks ta siis pannakse kokku nii omakapitali kui võlakirja kui pangalaenude abil, nii et ma ei usu, et see küll raha taha võiks jääda. Sarnast tehnoloogiat kasutavad energiasalvestid on näiteks Norras kasutusel juba aastast 1979 ja tõenäoliselt, kui Eestis ükskord ka sellised salvestid valmis saavad, siis meie energiajulgeolek muutub vägagi iseseisvaks, mis on tänasel päeval eriti aktuaalne. Riigi toob teieni Alexela.